Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas see Geminis vestlus käib. Et sinna ma saan siis niimoodi, et kas ma olen oma postkastis või Drive'is, võtan selle ruudiku ette, otsin sellise ikooni üles Gemini või siis võin ka kirjutada aadressireale. Ja mulle kohe kuvatakse esimene vestlus, ma võin küsida näiteks, et mida teha koolivaheajal Tallinnas. Las ta annab mulle natukene nõu ja tema hakkab vastama, nii et see vestlus siis sellisel viisil siin toimibki, et tema vastab ja pakub mul siin näete muuseumeid ja kultuuri ja kõiki ja nii edasi. Ja mina saan siis seda vestlust siin jätkata. Iga vestluse lõpus on alati, ma võin öelda, kas see oli hea või halb vastus, ma võin paluda tal genereerida uuesti. Ma saan seda chati kohe siis eksportida, kas Gmaili või dokumentidesse. Näiteks vestlused säilivad meie koolis ainult 18 kuud. Siin on ka kopinupp on olemas ilusti ja siis ma saan ka seda kuulata, kui ma ei jaksa lugeda. Ja siis ma võin seda vestlust siin rahulikult jätkata, et näiteks, et lisa muuseumid, veebiaadressid. Ja jälle tema vastab. Ja siin paremal pool on siis veel selline nagu flashi variant, et praegu on 2.5 flash, aga kui teil on näiteks mingisuguse matemaatikaga seotud asi, siis proovige seda Prod. Ma ei saa öelda, et ta kõik ära lahendab, aga öeldakse, et see peaks olema nagu selline, mis suudab selliseid mõtlemisprobleeme paremini lahendada. Näete, et sain kõik veebiaadressid ka. Ja kui ma alustan mingisugust uut vestlust, siis ärge sama vestlust jätkake, vaid alati valige uus, sellepärast et muidu ta jätab kogu aeg ka selle eelmise meelde. Siin vajadusel ma saan lisada faile vestlusele, kui tahan. Drive'i puhul te peate enne kõigepealt lubama selle, et Drive oleks ühendatud siis selle Geminiga, siis te saate ka Drive'is siia panna neid asju. Ja siis nende vestlusi ma näen kõiki siin külje pealt, kui ma klõpsan siis selle peale ja siit on mul võimalik siis neid vestlusi näete, kas siis kinnitada nii, et ta on kogu aeg seal üleval või ümber nimetada, et siin vaikimisi kustutada seda ei saa, aga ütleme niimoodi, et nad kustuvad mingil ajal ise ära. Ja kui te tahate otsida vestlusi, siis näete, siin on ka selline märk nagu luubimärk, kui neid vestlusi on väga palju, te enam ei mäleta, et mis teemal see oli, siis saate otsida. Ja lisaks tööriistadest ma teen eraldi videot ka, aga siin on ka pildi loomine, et näiteks kui ma tahan, tahan, et ta looks mingisuguse pildi, näiteks realistlik koer sööb banaani. Siis tegelikult Geminil on olemas siis oma pildi loomise funktsioon ka täiesti olemas, aga peate jälle väga mõtlema, mida te sinna täpselt siis kirjutate ja kuidas. No näete, sellise saingi päris koer ja sööb banaani, keel jäi natuke kummaliselt, aga ma pean täpsemalt kirjeldama ka. Nii et sellest, kuidas nüüd siin Geminis seda prompti kirjutada, sellest see video praegu ei rääkinud. See näitas lihtsalt seda, kuidas vestelda.